Jah, ma alustan oma juttu väikese vabandusega. Vabandus käib selle kohta, et suur osa jutust läheb tuuleparkidest mööda, aga rohevõrgustik on nagu niivõrd lai ja segane teema, et see on paratamatu, et suurem osa ajast läheb sissejuhatuse peale ära. Ja võib-olla väike selgitus selle kohta ka, et mis see muu elustik on. Et tuuleparkide puhul enamasti kipub olema niimoodi, et kõigepealt räägitakse tükk aega lindudest, siis räägitakse natukene aega nahkhiirtest, ja siis kui aega üle jääb, siis räägitakse muudest asjadest ka. Miks see nii on? Põhjus väga lihtne, see on see, mida me praeguse seisuga mõjudest teame. Loomulikult, me räägime nendest mõjudest, mida me teame. Me teame kõige rohkem lindude kohta, me teame natukene nahkhiirte kohta ja ülejäänu on siuke, midagi nagu teaks, aga mitte just väga palju. Siis miks Keskkonnaamet üldse oma pead vaevab rohevõrgustiku teemadega? Väga niimoodi lihtsustatult öeldes sellepärast, et kohtud on öelnud, et see on meie töö. Viimaste aastatega on tulnud mitu kohtulahendit, kõik ei puuduta nüüd Keskkonnaametit, aga põhimõtteliselt neist kõigist koorub see välja, et see on üks meie kohustustest. Siin on kusjuures üks väga huvitav veel käimasolev kohtuvaidlus puudutab teemat, et kas kohalik omavalitsus võib rohevõrgustiku tõttu keelduda üldse planeeringu algatamisest või mitte. See vaidlus käib, näis, mis sealt välja tuleb. Aga muudab natukene murelikuks, kui mõelda selle peale, et umbes 2/3 jämedalt tuuleparkidest on kavandatavatest tuuleparkidest on rohevõrgustikus. Et mis sealt küll edasi saab, ei tea. Ootame huviga. Nii, nüüd tuleb see sissejuhatuse osa, pikk. Et kuna rohevõrgustik on siukene lai ja keeruline teema, on seinast seina on see kvaliteet, kuidas neid on tehtud. Ja samas, kuna Keskkonnaamet on kohustatud nagu asjal silma peal hoidma, siis me oleme mõningad oma nõuded välja mõelnud, mis küll ei ole praegu ametlikud, need ei ole kuidagi moodi seaduse jõuga, aga mida me tahame rakendada, ennekõike puudutab see küll üldplaneeringuid, aga see on natukene ka tuuleparkidele laiendatav on see teema. Et oleme pannud kirja mitmed sellised protsendid, meetrid, millele siis see rohevõrgustik peaks vastama. Me ei hakka päris kõike nüüd siin ette lugema. Need on suures osas me ei ole neid oma peaga välja mõelnud, need on juba võetud olemasolevatest uuringutest, juhenditest, käsiraamatutest. Kokku kogutud kirjandus, ütleme siis nii. Ja võib-olla üks asi, mida tooks välja, kui me siin tuuleparkidest räägime, et siis rohevõrgustiku puhul räägitakse hästi palju sellest looduslikku alapindalast. Et kui palju peab rohevõrgustikus olema looduslik, kui palju võib olla igasugust muud ala. Teed, asulad, siuke värk. Et nüüd, kui me räägime tuuleparkide kontekstis, siis tuuleparkide puhul ikkagi selle mitte loodusliku alana. Tõesti, me võistame ainult neid tuulikuplatse, ühendusteid, seal, kus on kruus ja killustik. Et see, et suurtel tuulikutel seal sellest kruusaplatsist tiiviku latub võib-olla 100 meetrit mitte, aga 50 meetrit ühele poole, 50 meetrit teisele poole metsa kohale. Seal all kasvab ju mets. See on ikkagi põhimõtteliselt looduslik ala. See, et see seal üleval tiirleb, ei tee nagu selle taimestikule midagi halba. Et siuke asi välja tuua. Aga siis jah, et me tahame Keskkonnaametis, et rohevõrgustikku mõõta kindlate protsentide, kindlate meetrite kaupa, sest mis ma ütlen, see on süsteemne lähenemine.
praegu kipub olema see häda, et üsna suurel määral me nii-öelda arvame, et kas see rohevõrgustik toimib, ei toimi, kas ta on sidus. See on niisugune nii-öelda ühe inimese hinnang, aga niiviisi ei ole võimalik suurelt planeerida. See peab olema süsteemne lähenemine. Ja üks asi veel, mille peale me oleme mõelnud, et kui nüüd nende eelmise slaidil välja toodud numbritest, mida ma ei hakanud kõiki ette lugema, kui siis see rohevõrgustik sealt allapoole langeb, ta ei vasta enam nendele miinimumnõuetele, et mis siis teha? Me mõtleme, et siis tuleb teha midagi sellist, et ta jälle vastaks. Tuleb siis kas leevendada või kompenseerida. Leevendamine on siis, kui see asi toimub seal selle sama rohevõrgustiku sees, kuidagi parendatakse. Ja kompenseerimine, kas siis uute alade hõlmamine rohevõrgustikku või siis küll selle rohevõrgustiku sees, aga põhimõtteliselt maakasutuse muutused. Mingite lagealade metsa alla panek, aktiivses kasutuses põllumajandusmaa püsirohumaaks muutmine, mingid sellised tegevused. Ja et teil lõbusam oleks, ma otsisin välja mõned pildid. Pildid ma üritasin lõigata kaardi pealt välja niiviisi, et liiga lihtne ei oleks kohti ära tunda. Et ma ei taha ühegi kohaliku omavalitsuse peale näpuga näidata, kuigi mõne peale nagu tahaks, aga ei ole ilus. Katsusin teha sellised pildid, et kohe ära ei tunne, mis kohaga tegemist on. Aga tahan teiega jagada, et selliseid nii häid kui halbu näiteid rohevõrgustiku planeerimisest. Nii, ma üritan selle asjaga sõbraks saada siin nüüd. Nii, lihtne ei ole. Nii, ma olen hariduselt bioloog, olnud suurem osa oma elust jahimees ja seetõttu ma arvan, et ma umbes tükis tean, kuidas loomad liiguvad. Kui nüüd vaadata siit seda, kas see kadus pole täpp, nii seda koridori siin, siis mina ei suuda küll ära aimata, miks nagu loomastik peaks liikuma siit seda kollast koridori mööda üle sealt põllu, kui nad võiks käia ometi siit niimoodi kaarega läbi metsa. Võib-olla keegi teab. Ma muidugi aiman, et miks see koridor on niimoodi joonistatud. Eks planeerimine on ka siuke kompromisside värk, et ju seal olid mingid maaomandid, kus ei tahetud rohekoridori aga kui vaadata nagu seda tõesti ökoloogilises mõttes toimivust, siis minu jaoks on tegemist mitte toimiva koridoriga, sest see koridor läheb vahepealt nendest aladest välja, kus tegelikult loomad liiguvad. See teine on, kus see pole täpp on? Nii, teine on veel huvitavam. Siin ei pruugi väga hästi näha olla, ma ei saanud kahjuks seda kvaliteeti paremaks, aga siin on majad, siin on kõik majad, siin on majad, millega pärast siit, kus see täpp läks, siit on üks tükikene maju välja lõigatud, et ma tegin ta hästi väikseks, et oleks tõesti ainult see koht näha. Ja ega seal ümberringi ei läinud nagu asi väga palju paremaks. Mina aru ei saanud, et kellele ja milleks see rohekoridori jupp seal on tehtud. Ma aiman, et seal taga võib olla kohalike inimeste soov, et elasid seal jänesid ja kitsed akna all ja teeme siia rohevõrgustiku. Kõik on rõõmsad, mis nagu ökoloogiliselt, mis selle asja mõte on. Jah. Eitan paar pilti veel. Nii. Siin, esialgu võiks arvata, et kus see täpp on? Nii, võiks arvata, et äkki siin see kollane joon on siis jällegi rohevõrgustiku koridor, et kas seal on siis mingi jõgi või kraav või miks ta sealt on läbi viidud. Ei ole. Seal on tegelikult maantee. Maantee kõrval on kergliiklustee ka. Ja tõsi küll, seal on allee. Ma olen isegi seal selle koha peal ise käinud. Vihjaks ütlen, et see on üsna Tartu lähedal.
et jah, seal on allee, seal on puud, ilmselt seal rästas lendab ühe puu otsast teise otsa, aga miks ta just nagu rohevõrgustiku koridor peab olema? Ju oli vaja. Aga nagu ma alguses lubasin, et ma toon nii halbu kui ka häid näiteid. Viimane näide, võib-olla need 2 pilti on natukene sarnased, aga viimane on tegelikult hea näide. Et no tõesti, kui sul on selline maastik, põhimõtteliselt põllud, siis siin on nagu võetud, mis võtta annab. Siin on üks jõgi, voolab põldude vahel, siin on ka kraavid, väikesed võsatukakesed. On ikkagi kuidagi moodi üritatud nagu see maastik ära ühendada. Et nii nagu ma lõikasin ta sealt kaardist välja, et siin kahel pool on tegelikult natukene suuremaid selliseid metsaalasid ka, et on võetud, mis võtta annab. Et see viimane on selline nagu kiidusõnad. Ja mis on kõige suurem mure rohevõrgustikuga, võib-olla siit juba tuli nagu sellest senisest jutust välja, et puudub tegelikult ülevaade. Kohati ei ole võimalik aru saada, kus kohas üldse rohevõrgustik on. Kaardimaterjal ei ole kas kättesaadav või on nii vilets. Ja siis need nõuded, et mida seal rohevõrgustikus teha võib, on teinekord sellised, et teha võib kõike, aga nii, et rohevõrgustik toimima jääb. Et katsuge siis otsustada. Ja aga praegu siiski on mõningase hoovõtmise järel asi paranemas. Teadaolevalt Maa- ja Ruumiamet kas juba on hakanud või hakkab tegema ühte tööriista, millega saaks siis rohevõrgustikku analüüsida. Kindlasti tuleb sinna nende samade looduslike, mittelooduslike alade osakaalu mõõtmise asi sisse. Ma ise tahaks väga loota, et tuleb ka midagi natukene rohkem, mingeid muid mõõtmeid. Eks ei ole näha, kui see asi valmis saab. Ja et oleks millegi pealt mõõta, siis samal ajal siis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis üritatakse meisterdada siis kogu Eestit hõlmavat rohevõrgustiku kaarti. Loodame, et need saavad siin sel aastal valmis ka. Siis edasi on selline täiesti seal allpool on juba täiesti mitteametlik info, kuuldud siit-sealt, et siis Keskkonnaagentuuris ja Kliimaministeeriumis on mõtted, et äkki õnnestuks kokku panna siis Eesti kogu transporditaristul. See on, et maanteedest kuni linnatänavateni kasutatud siis loomastiku jaoks mõeldud leevendusmeetmed. Ka mingisuguse piirdetaradest kuni suurte ökoduktideni välja. Mis vormis see asi tuleb, eks see sõltub sellest, kuidas inimesed jaksavad. Sest ega see ei ole selline ametlik plaan, et pigem baseerub mõnede inimeste entusiasmil, et ehk tehakse ära. See oleks ka jälle suur asi edasi selle rohevõrgustiku nii-öelda pildi kokkupanemisel. Ja kas see just lohutus on, aga et ega mujal maailmas on samad mured. Kuulsin, et Soome Transpordiamet praegu koostab uut ulukipääsude planeerimise juhendmaterjali ja selle käigus küsivad ka meie käest, et mis on nagu siis meie kogemused ja praktikad ja et alati ei ole võimalik naabrite poole vaadata, et neilt nõu saada. Mõnikord on neil täpselt samad mured. Nii, nüüd ma jõuan sissejuhatusega ühele poole, et parafraseerides Eesti kinoklassikat, et mis seal kõigel sakslastega pistmist on. Ehk siis antud juhul tuuleparkidega. Tuulikute vahekaugused enamasti on piisavalt suured, et
põder mahub sealt vahelt läbi jooksma, üldiselt aedu tuulikute ümber ei ehitata, mingit tarastamist ei toimu, tehisalad on üsna pisikesed, niisugune paar hektarit tuleb ühe tuuliku kohta, et nagu mingit mõju justkui ei ole. Aga samas nüüd me jõuame kahjuks nende kumulatiivsete mõjude juurde, mida mitte keegi kusagil maailmas kahjuks hinnata ei oska. Et iga selline jupikene ikkagi natukene ampsab ära sealt sellest rohevõrgustikust, natukene killustab. Kohati võib probleeme tulla sellistes kohtades, kus mingi rohekoridor või ka, ütleme, ma ei hakka praegu seletama, mis on koridor, mis on tugiala. Ühesõnaga, kus see rohevõrgustiku ala on juba niigi kitsas, et kui nüüd sinna keskele planeerida veel tuulik, et kas siis nagu loomad hakkavad sealt kahelt poolt mööda käima või ei hakka. Võib-olla probleem nii, kui ta on seal, ütleme, kuskil koridori keskel, kui ka sellised kitsamad kohad, nii-öelda suudmealad. Et päris probleemivaba ei ole. Ikkagi need mõjud on kõik sellised väiksed, aga ükshaaval kuhjuvad. Aga siiski ma kiidan meie elustikueksperte ja mõjuhindajaid, et vähemalt nii palju kui me oskame, teame, on nagu nendele muredele tähelepanu pööratud ja ehkki need rohevõrgustiku hindamise peatükid on keskkonnamõju hindamise aruannetes üsna lühikesed, kui võtta nagu kogu seda paksust, siis mina ei ütleks, et nad on kuidagi mõttetud või pealiskaudsed, tegelikult on ikkagi töö ära tehtud. Siis otsisin veel ühe pildi. Ma tahtsin panna pilti tuulepargist rohevõrgustikus, aga kahjuks ma ei leidnud niisugust väga head. Selle koha puhul ilmselt ei ole võimalik teha nii, et keegi ära ei tunne, kus see on. Ilmselt kõik juba aimavad seda asukohta. Et jah, kahjuks ta ei ole rohevõrgustikus. Sellest võiks omaette rääkida, et miks see rohevõrgustik sinna nii on joonistatud, aga las ta olla. Aga kui vaadata, kuidas siin need tuulikuplatsid on, siis nii, punane täpike, tule välja. Võt nii. Niipidi on nagu üsna selge, et ega see ei takista niipidist liikumist küll vist ühelgi loomal. Teistpidi need vahed võib-olla tuulikute vahel on väiksemad, aga ilmselt mahub põder sealt ikkagi ka vahelt läbi jooksma küll. Eks need teed ja võib-olla natukene mõnda loomaliiki segavad, mõnda jälle mitte. See on niisugune nii ja naa, väga liigipõhine küsimus. Ja siis ma ka mõeldes, et millest siin täna rääkida, jõudsin sellise küsimuse juurde. Et kui me vaatame rohevõrgustikku, et kas see katab tegelikult selle muu elustiku ära või ei kata. Et kas see on vihmavarjuks nii-öelda? Ei ole tegelikult. Sest rohevõrgustik ei ole kaitseala, seal üldiselt kõik piirangud on väga sellised nõrgad. Üldiselt kui vaadata planeeringuid, nõudeid, siis formaalselt peaaegu igal juhul see sidusus säilib. Ja väga palju on koosmõjusid. Metsamajandus, kaevandamine, isegi kinnisvara arendus, taristu, kõik jookseb kokku. Nii et seetõttu on seda muud elustikku vaja veel eraldi uurida kahjuks. Ja ennekõike tähendab see muu elustik taimestikku. Seened, samblikud muidugi ka. Natukene olenevalt kohast vaadatakse ka ulukite liikumist, aga sellest ma täna ei taha üldse rääkida. Räägin natukene sellest, et viimase aasta jooksul on nagu järjest rohkem esile kerkinud selline küsimus, et on niisugune selgelt nähtav, ütleks nagu võidujooks võib-olla metsamajanduse ja tuulealade planeeringute vahel. Et järjest rohkem
mõjuhindajad toovad välja seda muret, et planeeritakse uuringuid mingile aladele ja seal juba on metsateatised väljastatud nendele samadele kinnistutele. Et mida me siis uurime? Või on uuringuid juba tehtud ja selgub, et pool sellest metsast võetakse maha. Et mida selles olukorras peale hakata? Siiamaani on oldud sellised loomingulised. Eks tuleb ka edasi olla loominguline. Sest ega siin nagu mingit head ühest lahendust ei ole. Küll praegu me nuputame, katsume neid Keskkonnaameti poolseid miinimumnõudeid kõpitseda natuke paremaks. Aga eks ta põhimõtteliselt ikka sinna poole tüürib, et tulebki vaadata, et mis need liigid seal on, et kas see raie, kui palju näiteks see raie mõjutab, kas need elupaigad kaovad või tekivad mingi aja pärast tagasi. Nuputamine käib. Ja vist jätaks natukene äkki küsimuste jaoks ka. Et... Ja, hea mõte. Ja et küsimusi võib tagantjärgi ka saata. Kui tean, siis vastan. Kui ei tea, siis äkki oskan nagu edasi suunata. Kui seda ka ei oska, eks ma siis häman. Nii, aga siis küsime, millisele ökoloogilisele uuringule tugineb tingimus, et rohevõrgustikus ei tohi uuenemata raielankide protsent olla üle 14? See on natukene segane küsimus. Kui nüüd on mõeldud rahvusvahelises eelretsenseeritavas ajakirjas ilmunud teadusartiklit, siis ei tuginegi. Päris laest võetud ka ei ole. See number pärineb põhimõtteliselt sellistest arvutustest, et kui me vaatame, milline on praegu praegu peast ei oska täpselt öelda, kuidas see välja sai arvutatud mitme aasta. See on põhimõtteliselt keskmine raieintensiivsus Eesti metsades, milline on siis selle raiesmiku uuenemise, metsa taastumise kiirus keskelt läbi jällegi aja jooksul. Millises vanuses siis see noorendik muutub selliseks, et põder on mõnes mõttes selline katus või mudelliik rohevõrgustikus. Et millal see ala on põdrale jällegi varju pakkub. Et selle pealt on see protsent arvutatud. Et ta üsna laias laastus vastab sellele viimase 10 aasta sellisele metsamajanduse praktikale, et oluliselt midagi kokku tõmbama ei pea, aga ega suurendamise mahtu ka ei ole. Selles suhtes see, et ta vastab, on selline natuke juhuslik kokkulangevus. Nii, järgmine küsimus. Mis on riigi meelest peamine põhjus, miks tuulikute planeeringualad metsadesse satuvad? Ma arvan, see ei ole mitte ainult riigi meelest peamine põhjus, vaid kui vaadata mis tahes planeeringut, siis esimene puhver on kaugus inimelamutest ja kui me joonistame sinna see kilomeeter või olenevalt kuidas üldplaneeringus on määratud, mõnel juhul 2 kilomeetrit puhvrid, siis ega peale metsamuud üle ei jäägi. Kuidas lahendada siis olukorda, et üldplaneeringutesse saaksid kirja adekvaatsed rohevõrgustikualad? $1 000 küsimus. Ega siin mingit lihtsat ja geniaalset lahendust ei ole. See rohevõrgustik on üldse, neid nägemusi on üsna erinevaid, et milleks teda vaja on.
mõned ütlevad, et meil on rohevõrgustikku liiga palju, mõned ütlevad, et on liiga vähe. Ma ütleks, et nii nagu viimase mõne aasta üldplaneeringutes, mida nüüd mina olen näinud, on asi juba suhteliselt mõistlik, et seal ikkagi ei ole tehtud nii nagu ütleme mingi 15-20 aastat tagasi mulle tundub, et tõmmati lihtsalt rohelise pintsliga üle kaardi, siis praegu ikkagi on nagu analüüsid taga, vaadatakse, et milline see maastik päriselt on, milline võib olla loomade liikumine, et kuhu on mõtet nagu neid rohevõrgustiku alasid joonistada. Kas võin kriitikat ka teha? Ikka. Ministrile meeldis kriitika, aga see on ka üldisem. Keskkonnaameti ettekannetest jääb mulje, et taastuva energeetika planeeritakse suures teadmatuses selle mõjudest. Mis meil puudu on? Kas ajast, rahast, tahtest? Ajast ja rahast on alati puudu. Neid ei ole kunagi piisavalt. Tahtest, ma ei tea, võib-olla kellelgi on tahtest ka puudu. Kui ma vaatan enda kolleege, siis seda probleemi ma küll ei näe. Ja ma ütleks, et kõige rohkem on puudu teadmistest. Ja mitte, et nagu meie siin Eestis oleksime laisad ja lollid, vaid kogu maailmas tegelikult. Ega me tegelikult ei tea. Me ei tea, kuidas maailm töötab. Me mõnesid asju aimame, mõnesid aimame päris hästi, mõnesid natuke kehvemini. Ja vastus, aitäh. Teeme aplausi, Pauli. Pauli ettekanne on läbi.